Minu nimi on Ingo Saavatintš. Ma räägin teile serveriruumi tuleohutuse võimalikest lahendustest ja ma olen tootejuht ADEAS tuleohutussüsteemides. Kui teil tekib küsimusi, siis julgelt küsige. Teema on üsna natuke mahukas, aga loodetavasti pakub see teile huvi. Sissejuhatuseks räägiks tuleohu allikatest. Peamiseks tuleohu ohuallikaks on inimtegevus. Olgu see siis lohakus, mingite ohutusnõuete rikkumine, ei saa välistada sabotaaži. Inimtegevust sabotaaži poole pealt saab piirata turvalahendustega, aga kõiksugu muid lahendusi, mis on nagu ootamatuid, neid saab ka ennetada muude tehniliste lahendustega. Siis järgmine oht, mis on tuleohutuse seisukoha pealt, on ülekoormused, ajapikku muudkui aeg areneb, topitakse aina vingemaid asju, mis tarbivad rohkem voolu ja nad rohkem kuumenevad ja kogu see üritus aina kasvab ja kasvab ja kasvab. Järgmine punkt on seotud sellesama ülekoormusega, et kui üks komponent fataalselt hävib, siis võib juhtuda olukord, kus HR-reaktsioonist kogu üritus läheb väga suureks. Ja siis ka looduslikult ohuallikad nagu väike uputus, kõiksugu sellised. Mina räägiks teile tehnilistest tuleohutuslahendustest, mitte ehituslikest või mitte mingitest korraldatud lahendustest, vaid tehnilistest. Kui me räägime üldiselt, siis ükskõik kuhu te serverit ei pane või kus te liigu, on olemas meil automaatne tulekanalisatsioonisüsteem. Ja siis on meil see obligatoorne, et ta on vastavalt siseministri määrusele number 1 ehitatud. See on nagu miinimumnõue. Lõppkokkuvõttes see ei pruugi serveri omaniku vajadusi rahuldada. See on võimalik liita sellega spetsiaalandureid, et nagu tõsta turvalisust. Veel variant on minna veel nõks kõrgemale, lahendada spetsiaalanduritega erilahendusi, millest ma räägin lähemalt. Automaatsest tulekanalisatsioonist väga ei räägiks. Ja siis üldiselt natukene lühikeselt automaatsest gaaskustutusest, mis oli viimase 10 aasta jooksul 10 aastat tagasi väga popp tuleohutuslahendus serverites. Ja siis räägiks veel aktiivsest tuleohutuslahendusest, et need eelnevad nimetatud on meil passiivsed. Kui passiivse all peetakse silmas seda, et ta ei tegele probleemi ennetamisega, ta tegeleb ainult kas probleemi tuvastamisega või siis gaaskustutuse puhul probleemi kõrvaldamisega. Aga tulevälisussüsteem Oxreduct on suunatud selle poole, et ta välistab tulekahju. Lühidalt, kui rääkida tuleohutuse erilahendustest, siis puudutaks rääki põhilisi tehnilisi tuleohutuslahendusi. See on nüüd viimasel ajal popim teema. Meil Eestis mitte eriti, aga mujal riikides küll, Kesk-Euroopas eriti. Siis ma tutvustan teile proovivõtu suitsuandurit, räägin natuke põhimõtetest ja termokaabel, mis viimasel ajal on väga jõuliselt arenenud ja kus on nagu tema kasutusvaldkonnad näiteks serveriruumis. Kui rääkida eelnevalt mainitud IT arengutest, siis reeglina, nagu ma mainisin, seadmete infohaldamise maht suureneb. Sellest tulenevalt meil kogu aeg suurenevad arvutusvõimsused, mis omakorda ja siis seal samas toimuvad positiivsed arengud, kus me muutuvad asjad aina kompaktsemaks. Aga lõppkokkuvõttes kompaktsus toob endaga kaasa suuremaid võimsustarbimisi, kuna rohkem seadmed mahub ühte kindlasse punkti, ehk siis kontsentreeritus suureneb muudkui. Ja võimsus räkkides muudkui suureneb. Sellega kaasnevad veidi negatiivsed
kõrvalnähud, nagu see, et meil on ülekuumenemise probleemid, rohkem jahutust vaja. Kõik see omakorda toob kaasa suuremat voolutarbemahtu. Kui on olemasolev server, mis on 10 aastat tagasi projekteeritud, siis võib juhtuda vabalt olukord, kus või isegi 5 aastat tagasi, et planeeritud võimsuseid hakatakse ületama, mis puudutab just elektri tarbimise poole pealt. Ja siis sellest tulenevalt, kui suureneb tulekahjurisk. Üks võimalikest lahendustest oleks, millest ma räägin natuke lähemalt, on kui keskenduda räkipõhisele tuleohutuslahendusele. Kui me ei puuduta ei elektriinfrastruktuuri ja põhimõtteliselt keskendumine jahutamisele. Et teha nagu igasse räkki omaette klaster, ta on omaette jahutusega ja kuna ta on omaette jahutus, ta on kinnine sektsioon, siis on vaja sinna eraldi ka kas signalisatsiooni, tulekahju suvastamise ohu puhul või siis kustutust, kui veel sellist soovi vaja on. Üldiselt teine punkt, kus niisugust lahendust kasutatakse, on müra summutamiseks. Et kui pannakse kuskile rohkem avalikku ruumi, et see serveri räkk ei müriseks liiga palju, siis tekitatakse niisugune kinnine ruum, mis on väga kompaktne. Milline siis välja näeb? Näiteks üks lahendus on Titanus RackSense. Et tema eelised on see, et ta on väga kompaktne. Eesmärk on teda panna kõik ülesse. Siis on meil siin terve räkk seadmeid, nii jahutusseadmeid ja see räkk on kinnine. Tema eelised on see, et tegelikult on tegemist väga targa suitsuanduriga. Ta suudab tuvastada ka sellest detektsiooni poole pealt ma räägiks proovivõtu suitsuandurist lähemalt. Ta kasutab seda sama seeria brändi. Teda on võimalik liita ka hoone automaatikaga, suvaliste muude automaatikaprogrammidega või haldusprogrammidega. On võimalik ka kasutada haldusgraafikat. Vajadusel on võimalik lahendada kõrvalräkkidesse, kui neid on mitu. Ja kui sellest ei piisa, mis puudutab tulekahjusignalisatsiooni poole pealt, siis on edasi arendatud variant integreeritud kaaskustutusega. Et kui tuvastatakse tulekahju oht, siis automaatselt rakendatakse kaaskustutus. Samamoodi on paindlik, on võimalik kasutada ühes räkis, 2-3. Ja kui gaasist puudust jääb, siis on võimalik lisada veel lisaballoonide maht. Ja iseenesest balloonid on meil siia sisse seadmesse integreeritud. Originaalist tuleb seada ühe ballooniga, ühe räki jaoks, teise räki jaoks lisaballoon ja siis veel balloone juurde. Nüüd räägiks paar sõna proovivõtu suitsuandurist. See on nüüd seesama soode, mis oli eelmises tootes sees. Tegemist on tipptehnoloogiaga suitsuanduriga, tegemist on ka väga kalli anduriga ja sellest tulenevalt on teda kasutatakse viisil, kus ta on kindlas kohas ja võetakse siis torustikega proove teda ümbritsevast õhust või siis kastavala õhust. Tema eelised, kõige suuremad eelised on väga varajane tulekahju tuvastamise võimalus erinevate algoritmidega täiesti valehäirekindel. Sobib ükskõik millistesse tingimustesse, see otseselt ei puuduta serveri küsimusi, aga üldiselt soovib temal ei ole takistuseks ei tolmune, niiske, külm, kuum keskkond. Ja siis sõrendatult või rasvaselt välja toodud osad on teatud toodete puhul. Kõik sellised tüüpi tooted ei oma selliseid funktsioone ega võimaluse. Siis teised konkurendid panustavad pigem tema vandaali kindlusele, mis tuleneb sellest, et seade pannakse kuhugi eemale ja reaalselt füüsiliselt seda seadet ei ole kuskil seal, kus ta alal seda proovi mõõtu võtab. Siis järgmine punkt on, et ta on lihtsasti hooldatav, ei pea laajalt toimetama, saab kindlasti hästi ligipääsetavas kohas torustikku läbi puhuda. Ja disaini tundlikele klientidele on ta ka mitte silmatorkav, et on võimalik ka selliselt lahendada. Siin on nüüd ehe näide, mida tähendab siis suur või siis väga varajane tuvastus. Et kui me räägime tavalisest andurist, mida kasutatakse tulekahjusignalisatsioonis, siis nende tööpiirkond on siin. See on siis, kui juba paks suits on ruumis.
proovivõtu suitsuandur annab võimaluse juba tuvastada pürolüüsi tasemel, kui reaalselt suitsu ei näe, aga ninaga lõhna tunneb. Ja samamoodi on võimalik valida toodet, mis tuvastab juba siin piiril, mis võib olla näiteks kaabli kuumenemisel võib-olla nädal aega ette häire. Ja võimalik valida toode, mis hakkab siit poolt juba reageerima, siis ta annab nagu väiksema ajaviitega teate. Kuidas siis seda saavutatakse? Seda saavutatakse selliselt, et meil on torustik, meil on proovivõtu avad, kust me võtame proovi, seda proovi anduris analüüsitakse pidevalt. Andur on piisavalt tark, et tuvastada, kas on torustik vigastatud või umistunud. Ja siin on näide ühest tootest, mida saab kasutada. Paigaldusviisid disainitundlikutele inimestele. Paigaldus on nähtamatu, on ainult üks väike proovivõtu avakene laes. Ja andurid ise asuvad meil tehnilises ruumis. Keskus võib olla dispetšeri juures, võib olla ka kuskil mujal. Ja siis, kui me räägime nii-öelda räkkidest, siis üks võimalus on panna ta kohe räkirea külje peale ja torustikuga tõmmata pealt, et hoida siis räkiruumi vabana. Või siis, kui natukene esteetikat taga ajada, siis võib ka panna räki seest torustiku ja proovitavad. Nüüd räägiks paar sõna termokaablitest. Mis see on? Tegemist on kaabliga, mis on võimeline tuvastama temperatuuri muutusi teda ümbritsevas keskkonnas. Põhiliselt teda kasutatakse kaablišahtides ja muude kaabliteede monitoorimiseks. Väga levinud on ka tunnelid ja konveierid ja siis ka niisked ruumid, kus ta eelis on see, et ta on kinnine. Ta ei karda vette ega midagi. Põhiliselt on kasutuses 3 liiki lahendusi, mis on jaotunud vastavalt tehnoloogiale. Digitaalne, analoogne kaabel ja siis fiiberoptiline. Et ma neid natukene lähemalt ka tutvustan, mis nendest kujutavad. Et kui me räägime digitaalsest kaablist, siis see ei tähenda seda, et see on nüüd digitaalne või digiajastu mingisugune väga hea lahendus, vaid tegemist on lihtsalt kaabliga, mis tuvastab, kas on häire või ei ole häire. Ja seda ta teeb selliselt, et tal tekib siin kuumuse peal lühis. Ja seda lühist siis me registreerime. Kuna ta nii lihtsasti toimiv on, et tal tekib siin lühiskontakt, siis teda on lihtne ühendada olemasolevasse hoone ATS-i, aga teda ei saa kasutada nii-öelda hoone tuleorganisatsiooni osana, kuna ta ei oma ükski neist ei oma N54 sertifikaati, mis on määrusest tulenevalt nõutud. Aga lisana on ta alati kasutatav. Mis ta eelised on meil on see, et ta on väga odav. Ja osadel toodetel on olemas kontrolleri võimalus, mis annab nagu täpsema teata, kus see lühis tuli, ehk siis kus see häire antakse. Ja miinuseks on see, et kontroll on kallis ja teine miinus on see, et kui ükskord häiresse läheb, siis tuleb kaabel välja vahetada. Võib olla väga keeruline või tülikas ettevõtmine, sõltuvalt, kus see kaabel liigub. Kindlasti ei ole soovitav süüstada. Analoogtermokaabel, see on juba natukene targem kaabel. Ta nüüd mõõdab temperatuuri kõikumisi ja endiselt reageerib sellele, et mingi nivoo tõuseb või siis mingi nivoo on ületatud. Osadel toodetel on tal N54 sertifikaat, võib toimida ka hoone osa tuleorganisatsioonina. Annab parema, kiirema tuvastuse kui digitaalne kaabel, mis reageerib ainult fikseeritud temperatuuri tõusule. Et mingil juhul võib ta olla mõistlikum lahendus. Miinuseks peamiselt see, et ta on kasutatav ainult tootjapoolse kontrolleriga ja kontroller on kallis. Teda ei saa lihtsalt kuhugi ühendada, sest ei oska midagi teha. Veel näiteks ka, et kaabel on nagu koaksiaalkaabel ja või näidis ka kontrolleri kohta. Fiiberoptiline kaabel on nüüd viimase tehnoloogia sõna. Üldiselt piiranguid tema kasutuses ei ole, teda võib kasutada ükskõik kus. Põhipiirang on see, et tema kontroller on väga kallis ja ilma kontrollerit teda kasutada ei saa. Aga midagi edasi odavamaks ja kontrollerid lähevad. Et võimalik liita Modbus TCP RTU Profibus põhise integratsioonina.
ühildub kõikide automaatikatega, mis üldse nagu on kasutuses profipassiga ka ja osadel toodetel on N54 sertifikaat, võimaldab tekitada kaablis 1000 eraldi monitooritavat sektsiooni. See on võib-olla serveri jaoks liiga ülepingutatud, aga ikkagi on, piisab ühest kaablijupist, tõmbad kõik sind huvitavad kaabliteed läbi ja mis temaga on veel eelis on, et ta annab reaalajas võimaluse jälgida temperatuuri. Kes tahab, see jälgib, kes ei taha, ta määrab reaalajas talle mingid parameetrid, et nüüd ta, kui temperatuur hakkab tõusma, siis pöörab tähelepanu, et näed, sul siin temperatuur tõuseb või kui mingi nivu ületab, siis hakkab juba tõsisemalt kisama. Siin on siis näidis ka, et näiteks on toodud näiteks 10 500 meetrine kaablilõik ja siis ta näitab reaalajas siin, mis see temperatuur selles kaablilõigus on. Seda on võimalik zoomida, lähemalt vaadata, loomulikult serveris meil seda nii pikalt seda kaablit vaja ei lähe, aga võimalused on tohutult piiramatud. Programmiliselt on võimalik liita ka, nagu ma mainisin, erinevate automaatikasüsteemidega. Et seda on rakendatud mingite suurtemate süsteemide osana. Ja siin on siis näite sellest kontrollerist, et ta on rekitav versioon ja iga järgmise põlvkonnaga muutub asi aina jätkusuutlikumaks ja võimsamaks. Kui nüüd termokaablitest ja suitsuanduritest ei piisa, siis on alati võimalik kasutusele võtta gaaskustutus. Lühidalt gaaskustutus on lahendus, mis kahe anduri häire tuvastamise puhul rakendab gaasiruumi paiskamise. Siin on siis üks näide, milline võiks olla tüüpiline gaaskustutuslahendus. Meil on balloonid, keskseade andurid, torustik, ülerõuandur ja kasutuses on peamiselt kahte tüüpi gaase, looduslikud ja keemilised. Neil on omad plussid ja miinused, et kui me räägime looduslikest, siis peamiselt on kasutuses lämmastik, vähem kasutatud CO2 ja siis on ka üsna levinud organiit ja energeen. Teda on väga tõhus kasutada väga suurte alade puhul ja üldiselt on looduslik gaas kõige parem lahendus kusutuse jaoks, aga kui me ehitame gaaskusutust juba olemasolevasse infrastruktuuri või hoonesse, siis on teda väga raske integreerida, kuna ta kasutab väga suurt ballooni ressurssi, vajab väga palju ruumi ja lisaks vaja ülerõuklappe, mis siin pildi peal on toodud. Ja siis sellisel juhul on nagu keemiline gaas ainukene alternatiiv. Enam levinud on FM200 ja Novec. On kergesti integreeritav ükskõik missugusesse ruumi. Väikeste ruumide puhul on väga efektiivne, suurtemate ruumide puhul juba mitte nii väga. Aga nagu ma enne mainisin, need on kõik nüüd passiivsed lahendused. Nad ei tegele aktiivselt tulekohu vältimisega. On olemas ka võimalus üldse tulekahju välistada ja selleks on olemas meil niisugune toode nagu oksjäretakt, nagu ma mainisin algul. Ja kuidas see siis toimib? Võimaluse, kui me üldiselt räägime sissejuhatuseks, et meid ümbritsev õhk koosneb 20% hapnikust ja 78% lämmastikust. Sellises keskkonnas praktiliselt kõik meie ümber põleb, mis on põlev. Ja kui me muudame seda keskkonda, viime selle õhu taseme 15% ja lämmastiku taseme 84%, siis me tekitame sellise olukorra, et miski ei põle. Kuidas see võimalik on? See võimalik sellepärast, et hapnik on põlemisprotsessis alati akseleraatorina, et kui hapniku protsenti muudkui tõstame, näiteks paneme ta 25 või 30, siis kuumustemperatuur tõuseb, põlemu aktiivsus suureneb ja kui me seda vähendame, siis lämmastiku osakaal läheb nii suureks, et hakkab seda üritust summutama. Põlengu temperatuur langeb ja samamoodi ka tema
põlemisefektiivsus, aktiivsus langeb märgatavalt. Järgmise slaidi peal näitan, et mis siis ennast kujutab, et kui me räägime materjalidest, siis me näeme, et alates 15% allapoole miski enam ei põle. Et tihtipeale serverites ka piisab sellest 16%, et plastikud ei põle ka 16%. Aga nüüd on ka sünteetilised kõiksugu kaablimähised ja tihendused, et need nagu ikkagi soovivad seda 15%. Esimene küsimus kohe tekib inimestele, et kuidas see nagu inimesele mõjub, et me nüüd viime nagu hapniku ruumist välja või et kuidas see võrreldav on. Et siin on üks järgmine slaid, kus on toodud võrdlus kõrgusega, et kui me liigume, mida kõrgemale liigume, siis seda madalamaks muutub keskkonnarõhk, sellest tulenevalt sissehingatav hapniku tase väheneb. Et kui me räägime 15%, siis see on võrdväärne 2700 meetrile. Et üldiselt inimesed, kes on sellel kõrgusel käinud, ütlevad, et eriti mingit vahet ei ole, et peamine, mis võib olla, on see, et kui inimene on väga pikaajaliselt seal, siis tal võib tunda peavalu või siis kui on vaja füüsilist tööd teha, siis jõudu jääb natukene väheks. Kuidas see saavutatakse? Me kasutame tööks ümbritsevat õhku. Seda lämmastikubaloonidega keegi kohale viima ei hakka, see muutuks logistiliselt ebamõistlikuks. Selleks esialgne lahendus oli selline, et meil oli eraldi surõhukompressor, sellega me tootsime generaatorisse ja generaatorist tootsime lämmastikku. See kõik toimus kõlarruumis ja mingisugused logistilise probleemi sellega kaasa ei tulnud. Aeg muidugi läks edasi ja selline lahendus muutus kuidagi kobakaks ja siis on olemas ka kompaktsemaid lahendusi. Kui me räägime üldse serveritest, siis piisab ainult külmkapi suurusest kapist, mis teeb kõik ise. Ta surestab selle õhu, ta genereerib selle lämmastiku ja transpordib selle meie kaitstavasse ruumi. Üldiselt pilt peaks välja nägema järgmine. Et kui meil on kaitstav ala siin, siis me loomulikult tavaline suitsuandur sellises keskkonnas ei toimi, sest et pole suitsu, pole põlengut, siis ei saa ka suitsuandur reageerida. Ja tootja Wagner on siis kasutusele võtnud just selleks, on oma proovivõtu suitsuandur nii palju edasi arendanud, et ta tuvastab juba kaabli või mingi mähise sulamisest eralduvaid osakesi. Sellest juba antakse insenerile ette teada, et midagi toimub. Ta ei pea isegi, võib seadistada nii, et ta ei anna mingit häiret, ta annab eelhäire hoiatuse, et midagi toimub ruumis. Ja ta tuleb ruumi, ta tunneb mingi kärsahis on ja siis ta saab hakata uurima, mis toimub. Ja kuidas seda siis tehniliselt välja näeb, et kõrvalruum soovitatavalt lähedal, mida kaugemaks kõrvalruum näeb, seda tüütumaks muutub see transport. Millised on siis nagu peamised eelised tulevälissüsteemil, et tagab ohutu tulekahju vastase kaitse, võimaldab IT-süsteemidel ööva nii-öelda 24/7 tööd. See alati ei pruugi olla kõige olulisem kriteerium, mõningatel juhtudel on. Meil on Eestis on 2 sellist klienti, kes on seda endale soetanud. Üks nendest on Eesti Pank ja teine on SEB Pank. Et neil on kriitilised serverid, kus on tulekahju välistamine või tulekahju oht on nii kriitiline, et neil on igasugused tõrked nagu väga olulise tähtsusega, et neil sellega kaasneb väga suured pahandused, kui nende peaserver, kus käib läbi väga palju tehinguid, lähevad maha mingisuguse apsaka pärast. Ja siis see üks võimalus, mis seda väldib. Samamoodi on selle süsteemi kasutamisel välistatud kõiksugu kahjustused, mis tulenevad tulekahjust ja suitsust. Samamoodi on, nagu ma mainisin, tänu kõrgtundlikutele proovitu suitsuanduritele on võimalik ennetada probleeme, mis võivad tekkida mingitest ülekoormustest, kaablite kuumenemisest või mingitest komponentide kuumenemisest. Ja samamoodi ta kaitseb ka ruumi välistest ohkudest, kuna me tekitame juba tehislikult sinna üle rõhu.
selle lämmastiku transpordiga, et ei tule serverisse sisse ei tolmu ega väliseid mingisuguseid suitsuelemente ega midagi. Ja see olekski siis lühidalt kõik. Et kui teil on küsimusi, siis meelsasti vastan neile. Jah? Küsimus suitsutorude kohta või rääkis selle suitsuanduri kohta, et kui see üks toru on nagu mitmest erinevast kohast võtab, siis seda proovi või see õhk liikub sinna andurisse, siis mismoodi see andur siis teada annab, et selles piirkonnas on konkreetselt või ütleme, see piirkond on nagu suurem, et neid avasid on palju või annab konkreetselt selle ühe ava kohta, või kuidas see nagu tehtud on, et kui täpselt ta siis teada annab, et mis piirkonnas või kus kohas see võimalik tuli lahti on? Tootevalikus on olemas ka toode, mis on 8 tsoonipõhine näiteks. Ehk siis, kui meil on räki rida, kus on 8 räkki, siis mul see slaid jäi siit välja aja kokku surumise eesmärgil, aga ta suudab tuvastada, täpselt anda teada, millises tsoonis häire tuli. Neid tsoone võib ka olla, näiteks on nagu 2 kaupa need proovitavad või 4 kaupa, et aga piirarv on 8 praegu, mis on võimalik. See saavutatakse sellisel moel, et ta regulaarselt võtab proovi ja nii kui ta tuvastab, et on mingi häire, siis ta puhub torustiku jälle kõik läbi ja ta juba ajaliselt oskab, ta teab, ta on juba ära seadistatud, et ta juba teab, et kui nüüd mingi aja jooksul uuesti tuleb see proov, siis ta teab, et sellest konkreetsest avast tuli see suits. Et selline lahendus täitsa olemas ja see kõik käib automaatselt ja ta juba tuvastab seda mitte häire ajal, vaid ta juba tuvastab seda eelhäire ajal, et juba kui mingi eelhäire on, et ta tuvastab, midagi toimub, juba annab teada, et selles tsoonis see häire tuleb. Ja samamoodi on võimalik seda infot edastada graafikasse kuskil, kas hoone graafika või automaatika graafika või mingi muu tuleohutusgraafika, mis toetab eelnimetatud neid protokolle, et sisuliselt on ka võimalik seda visualiseerida. Ja teine küsimus, et nende erinevate lahenduste kohta, et oskate näiteks tuua, et ma ei tea, kas protsentuaalselt, et kui palju üks või teine või kolmanda lahenduse hind nagu siis võiks olla suhtelisest teise lahenduse, et näiteks gaaskustutus, siis see tuleb ennetussüsteem, et ütleme, võtta mingi keskmine, ma ei tea, mingi keskmine ruum räkki või midagi sellist, et palju siis maksab üks, teine, kolmas lahendus või panna siis see lahendus, et kõikidele räkkidele on see koht gaaskustutus või et mingisugune ettekujutus saada nendest maksumustest siis. Ütleme nii, et kõige odavam lahendus on see digitaalne termokaabel, mis on kõige primitiivsem lahendus. Temal tavaliselt on see kaabli meetri hind seal midagi eurokanti ja kontroller ise maksab seal kuskil 120 eurokanti. Ei, ma tasin silmas mitte neid andureid või ma tasin pigem seda aktiivselt kustutussüsteemi. Jaa, okei. Selles mõttes, et näiteks see kustutussüsteem räkisisene, see on suurusjärk 3-4 tuhat eurot sõltuvalt sealt edasi. Kui me räägime suuremast kustutusest, näiteks serverruum, mis on umbes, ütleme, 5x2 meetrit näiteks lihtsalt, siis selle hind on kuskil 6-8 tuhat eurot. Kui me räägime tulevälistussüsteemist, siis seal on nagu tundvalt rohkem komponente kui tule kustutussüsteemis, siis selle hind on seal hakkab 9 000 eurost. Seda on alati võimalik väga keeruliseks ajada. Et on väga lihtne lahendus, mis nagu ma näitasin, see kompaktne. See on kallim kui kustutus natuke, aga on võimalik minna ka hoopis teise dimensiooni sellega. Kas Eesti tuleohutusnõuded serveri ruumidele, sama mis Euroopas, lubavad seda, et see võib olla ainult see tuleennetussüsteem või peab olema tulekustutussüsteem ka? Kesk-Euroopas on, kuna sellel
tulevälistussüsteemil on olemas VDS-sertifikaat. VDS on Saksamaa sertifitseerimisasutuslabor. Selle kaudu nad said sisuliselt ka Kesk-Euroopas kindlustusfirmad aktsepteerivad seda kui kustutuse asendust. Ehk siis tegelikult on ta nagu kustutusest isegi märkimisväärselt parem, sest et kustutuse puhul kaasnevad ikkagi kulutused mingi probleemi kõrvaldamiseks. See on see, mida kindlustus peab kinni maksma. Ja kindlustuse jaoks on nüüd Kesk-Euroopas eelis kliendil, kellel on tulevälistus, kuna sellega kaasnevad kulutused on tunduvalt väiksemad. Kuna eeldatakse, et mingit tulekahjuga kaasnevaid kulutusi ei tule. Nüüd Päästeamet näitab ainult pöialt. Neile see meeldib, aga üldiselt Eestis mingit otsest seisukohta ei ole, et see tulevälistus ja kaaskustutus on nendel ühe pulga peal. Kesk-Euroopas sõltub selle koolituse tasemest, et mõni Päästeameti inspektor on teadlik rohkem, mõni vähem. Et mõni pole kuulnudki. Selliseid on ka juhtumeid. Aga üldiselt see tulevälistussüsteemi lahendus on rohkem suunatud kliendile. Et kui põhimõtteliselt Eestis on olukord selline, et tehakse paberi määrimiseks ainult mingeid linnukesi. Et kindlustus ütleb, peab kustutus olema või mis iganes lahendus ja siis pannakse lihtsalt mingi suvaline poloon, mis tegelikult ei töötagi ja pannakse linnuke kirja ja keegi reaalselt ei ole kontrollima, kas on või ei ole. Et tõenäoliselt see olukord juba vaikselt muutub, sest kindlustusfirmad on ka harinud ennast ja käivad ka kohapeal kontrollimas asju või siis palkavad, kes kontrollib. Et Kesk-Euroopas on küll levinud nii, et kindlustusfirma agent tuleb kohale ja kontrollib ikka kõik üksipulgi läbi, et kas on ikka olemas ja kas nii ja naa ja et see nagu mõjutab märkimisväärselt seda kindlustusmakset. Et meil seda Eestis veel ei ole, aga sinnast sellest suunast ta vaikselt liigub. Et paistab, et vist rohkem küsimusi ei ole. Et sisuliselt siis võib selle esituse lõppenuks pidada. Ja aitäh sullegi. Aitäh.